Kuulake nüüd. Seal. Kevadtormil on algamas teine nädal, see kaua oodatud nädal ja meie asume otsima selle nädala esimest torminägu. Meid on 4 meest, aga meid on ees ootamas pea võimatuna näib ülesanne. Me asume otsima luurejagu. Ja küll me vist hakkame vaikselt jõudma. Ma arvan, paneme lahing tuleb peale. Ma arvan, et stopp ja läheme siin maha ja jätkame juba maastikul oma liikumist. Põhimõtteliselt meie eelkogutud luureinfo põhjal peaks meie jagu, keda me otsime, olema kusagil siin. Me näeme, et nad on ületanud teed koos jaoga just äsja, aga kus nad on, seda me ei tea, aga igal juhul nad on kusagil siin meie juures. Kuulake nüüd. Seal. Nad on kuskil siin. 530. 540. 550. Ja küll, siit peaks minema paremale. Ja nüüd 200 meetrit veel. Siis see peakski nüüd olema koordinaatide järgi õige koht, kus me üritame luurejaoga saada kontakti. Olemas. Tervitus! Siin ta on meie sellele tänase päeva torminägu, noorem seersant Rosin luurekompanist. No me enda arust tegime mega head tööd teie otsimisel. Räägi, kaua te päriselt meid juba nägite? Nägin küll siit mõne maa tagant, aga kuulsin ikka siin paari kilomeetri taha, et need toomingad ei olnud täna teie poolel. No, sa oled olnud sel aastal üks silmapaistvamaid ajateenijaid, kes õige pea asub reservi, mille poolest see teenistus luurekompaniis on olnud sinu jaoks eriline. Kindlasti selle poolest, et on pakkunud väljakutseid nii endale kui siis ka seoses kaasvõitlega, et kuidas kaasvõitlejad motiveerida, kuidas viia raskeid ülestandeid lõpule ning kindlasti ka see, et mugavustsoon, kui muudes üksustes võib-olla saab sellest rääkida, siis kindlasti enda puhul on see olnud kilomeetrite viisi ning see on ka motivatsioon asuda tegevteenistusse. No nii, aga me ei saa teid rohkem segada. Olge tugevad, head kevadtormi jätku!